minu ettepanek ongi siin nagu praegu, kui ühe selle ÜKP osaliseks on ettepanek, et liikuda selles mõttes sellisest teavitavast formaadist nüüd kaasamisformaadi juurde. Et praegu nagu täna seda nagu ei toimu, ehk et tegelikult me saaksime aktiivselt sekkuda kuni sinna maale, et kui siin juba omavalitsused rakendavad, eks ole, kaasavaid eelarveid, et me teame, et kui palju, mis asjad maksavad, kuidas on need asjad planeeritud ja me saame reaalselt nagu parendada mingisuguseid asju, isegi sekkuda kuni nii-öelda tee-ehitusküsimustesse, sest seda kompetentsi on küll kõigil ülejäänud 6 ÜKP osalisel. Raudselt on. Et siin on, eks ole, vallad, meie oleme selles mõttes postiteena küll selline väike kodanikeühendus, aga ka siin juba meil on olemas metsandusalast kompetentsi, on tee-ehituslikku kompetentsi ja nii edasi. Et liigub selles mõttes sellisest nagu teavitusformaadist kaasamisformaati, et täna, ütleme, me võtame teadmiseks. Ja ma juhiks tähelepanu, et on kohustus rahvast kaasata. See tuleb FSC sertifikaadist. Te küll pääsesite 3 kuu kohustusest tänu 2 teadlasele, aga teil on ikkagi soovituslikult veel märkus üleval, et te peate selle asja korda saama, te peate rahvast kaasama, sest muidu vastasel juhul olete järgmine aasta jälle olukorras, kus teil võidakse FSC sertifikaat ära võtta, sest te ei kaasa rahvast. Nii kaua, kuni te rahvast ei kaasa, rikute FSC sertifikaati. Ja see, et 3 päeva pärast või nädala pärast hakkavad raied ja te ei kaasa rahvast, see ei ole kaasamiskoosolek, hetkel see on teadmiste jagamise koosolek. FSC-st tulenevalt peate tegema kõigepealt kaasamiskoosoleku. Et kuhu me sama juhtus näituseks Lääne-Eestis, kus lõpuks tuligi välja, et tegemist ei ole kaasamiskoosolekuga, vaid teadmiste jagamise koosolekuga. Ja nüüd rahvas ootab, lepiti kokku, et kuna siis toimub FSC-st tulenevalt kaasamiskoosolek, sest RMK metsnikud ise ka ei teadnud, mis koosolek see on, sest kui hakati kõnelema, et teil on FSC sertifikaat, teil on soovituslik märge üleval, järgmine aasta ilmselt on teil jälle niimoodi, et 3 kuu jooksul peate selle probleemi lahendama ja siis ma olen üsna tõenäoline on see, et ei saa enam teadlastele põhineda, et see läheks jälle soovituslikuks, sest te olete korduvalt rikkunud FSC reeglistikku. Lisaks sellele on Eesti Vabariigi seadustes planeerimisseaduse paragrahv 78, mis käib konkreetselt rahva ja kogukonna kaasamise kohta. Teil võib seda olla lihtsam lugeda kui FSC. Ega rahvas ei ammusta selles mõttes, et leiame selle konsensusliku kompromissi, mitte ärme lähe jõuga rahvast üle ja tekitame RMK-le veel suuremat mainekahju. Seda me üritame. Kindlasti me ei taha rahvast üle minna. Aga hetkel on olukord, kus te nädala pärast teete siin selle koosoleku ära, te nüüd noogutage kaasa, et olete nõus selle aegjärgsete raietega, kaasa te kõneleda ei saa, kas see on nüüd mõistlik või mitte mõistlik, kas see miljööväärtus kaob või ei kao. No aga räägime nendest aegjärgsetest raietest siis. Hääletame, kes on nende vastu? Mille vastu? Lageraie vastu, mina olen lageraie vastu. Lageraie või aegjärgse? Mina olen aegjärgse raie vastu, lageraie vastu, mina olen ainult hooldusraie poolt. Mille ma saan praegu neid inimese hääletusel üldse pannagi? See on kaasamine. See ei ole aru, aga olles ettepanek, et me jääme siin nagu natukene ühte ringi kogu aeg tatsema praegu, et võib-olla käime need langid läbi. Oli ju mõte täna käia selleks. Et vaataks neid ja... See ei ole hea mõte, jah. Kas ma võin mõned metsa... Anneli Palu tahab sõnale. Kas ma võin mõned metsa ökoloogiat või metsa ajalugu puudutavad küsimused esitada? Kas te teate, kui vanad need metsad siin konkreetselt on ümber Palujärve, mis te olete praegu planeerinud aegjärgsesse raiesse? See on 450 aastat. Just, see olid enam-vähem, ma vaatasin ka neid andmeid 140–160 aastat siis ilmselt. Mis meil praegu on sellise diameetriga männi raie vanus? Kevitadis 90 aastat. Nii. See tähendab, millal oleks võinud need metsad maha võtta? Ammu. Absoluutselt. Ja mis on põhjus, et miks nad ei ole varem võetud maha? Küsige Põlvamaa metsaülema käest. Ants Teder on siin täitsa olemas. Te olete 60 aastat sisuliselt on neid metsi hoitud. Kas see on süüdistus? See on lihtsalt meeldetuletus, et umbes 60 aastat vanem kui mina, eks ole, on see aeg, on need metsad saanud siin puhkemetsadena eksisteerida, me kõik teamegi neid sellisena, need oleks võinud ammu seal saekaatris olla.
ja nüüd see pärand peab hävima. Täpselt te ise rõhutasite, et siia ei mahu need külastajad ka metsa alla enam ära, et igale poole nad lähevad. Et kas see on siis ka nagu üks meede, et külastamisi vähendada, et see maastik ei ole enam nii kena, või see on ka ju samal ajal näitaja, et inimestel ei olegi enam kuhugi minna. Et kui ta on seni olnud nagu parkmets, miks on nüüd siis vaja see ära majandada? Miks ta ei võiks edasi jääda? Ma ei nõustu selle väitega, et lage, need käisid seal diskussioonis ka läbi, et te teete lagedaks seesama selle aasta kogus, et te teete lagedaks. No räägime veidikene ikkagi siis juba siin praegu, kuidas need raied välja näevad, ehk kahejärguline aegjärgne raie, kus piltlikult öeldes pool puudest raiutakse ära, on juba väga olulisel määral tulnud paljudesse kohtadesse seda männi looduslikku uuendust. Seal, kus seda looduslikku uuendust ei ole, mineraliseeritakse maapind, sinna tuleb seda männi looduslikku uuendust, sellest kujundatakse välja uus mets. Siis, kui see mets on uuenenud ülepinnaliselt, siis tehakse aegjärgset raied teine järg ja siis on lage. Juba hooldatakse ka seda aga siis on ju lage. Te ikkagi lähete majandamise peale, et seda metsa saaks edasi hooldada puhkemetsana veel vähemalt 100 aastat ja mõned männid oleksid siin püsti veel 200 aasta pärast sellest samast põlvkonnast. Ja te mainite, et on looduslik uuendus olemas, ei ole tegelikult mingit vajadust uuendada, ta uuenebki. Aga just nimelt, et kui me räägime, et see on nii oluline puhkeala, see on üks, võib ütelda, Lõuna-Eesti niisuguseid märgilisi alasid, mida peaaegu kõik teavad, miks me peame siin üldse majandama. Miks see ikkagi ei võiks see väike ala ümber metsa olla või ümber järve olla nagu selline puhkemets, nii nagu ta planeeriti ja miks ta üldse siiamaani püsti oli? Sisuliselt see mets, mis on siin järve ääres, ütlest ümber järve, see ongi kas välja juba koosluseks arvatud, või ta on puhkekohtadega seotud ja sellega välja arvatud majandamisest ja loodusvaht korjab sealt siis nüüd neid kuivanud ja kukkunud puid ja majandab siis seda ringi nii-öelda sellise puhkemetsana, nagu väljendasite. Aga miks mitte neid männikuid lasta siis edasi kesta ja veidikene ka selleks kaasa aidata. Loodus on juba aidanud, miks mitte seda toetada. Peaks olema igati loodus saab ise hakkama. Kuidas teie toetate? Kuidas? Kuidas teie toetate? Võtate puu maha, see on toetamine. Ja jätame selle teise järgu järgselt, kavandame jätta mitmekordse koguse just viidatud jämedaid servapuid, mis on juba kohandunud kestma aastakümneteks veel edasi, nii et... Aga te võtate ometigi need 8 aasta pärast maha ju? Ei. Teine järk on millal? Teine järk on 7, 8. Aga näidake mulle käega, kui suur on umbes 7-aastane puu? Näidake käega. Ei, näidake käega. 7-aastane puu on selline. Ja need asendavad siis neid 200-aastaseid. Ja seal on selliseid. Ja on minustki 2 korda kõrgemaid. Lähme metsa, lähme ringile. Segaks korra vahele. Näituseks Andres Sepa käest, peametsaülema käest on küsitud, kas KAH-alad peaksid olema majandustegevuse eesmärgil majandatavad. Ja tema ütles, et ei. Ja siin peaks olema kõik jutt räägitud. Kui peametsaülem juba ütleb, et KAH-aladest ei peaks massiliselt puitu välja raiuma, ta on seda kaamera ees välja ütelnud, et KAH-alad ei ole majandustegevuse eesmärgil majandatavad alad, aga hetkel te tõesti tahate teha siin majandustegevust. Aga me ei raiu ju massiliselt, Mati. Me raiume siin üsna väikeses maas. Aga sellele järgneb ju tormimurd ja kõik see ja see hakkab levima. 10 aasta pärast on küpse metsa osakaal 40%. Küpsed metsad selle sama 90. Aga me peame arvestama sellega, et majandusmetsas, mis selle KAH-ala ümber toimub veel võimsam majandustegevus. Rahvas koondubki veel rohkem siia ja ta ei mahu siia 40% sisse ära. See loodus ei suuda siin 40%
vastu pidada sellele rahvamassile, mis rahvas võib keskealises metsas ja noorendiku servas ka ringi liikuda, nii et rahvastab noorendik on mets. kui raske on RMK-l jätta natukene rahva jaoks metsa? meil jäi võib-olla üks teema siin üldse mainimata, on külastuskorralduse tsoon kogu siin ümber Palojärve. Võib-olla Tarmo räägib sellest, et siin nende lõkkekohtade parklate ümber on tegelikult ikkagi suur puhvertsoon, kuhu me ei lähe kunagi maja. Mainis korra seda ka enne, et meie puhkekohtade ümber on eraldi meie teenindustsoon ehk siis külastuskorralduse käes, mis on metsa majandamisest väljas. Ehk siis täpselt nii, nagu ta ütles, siis Ülo võtab neid ohtlikke puid ja kukkumas olevaid puid, nagu siin see kuiv oks on varsti kuhugi parklasse tulemas. Et selliseid asju me peame nii või naa raiuma, samamoodi kuivavaid ja jah, torm lükkab neid ka ümber ilma raiet. Ja see on loomulik, aga näituseks siin minu selja taga ma jõudsin ennem RMK-d ja kõiki kohale, siis ma käisin siin, jalutasin ringi, seal on tehtud lageraie, mille tagajärjel on juba hakanud toimuma see raie langil, kus hakkab toimuma aegjärgne raie, tormimurd. Kui me nüüd teeme seal aegjärgse raie, siis see tormimurd intensiivistub ja lõpuks ta hakkab murdma ka siitpoolt metsa, sest me tekitame sedasi tuulekoridori, mis hakkab lõpuks võtma ka metsa sellest, kus te räägite puhvertsoonist. Ja lõpuks ongi see asi, et see paisub, me tekitame efekti, mille tulemusel, me näeme seda igal pool majandusmetsas, ma ise töötan majandusmetsas, ma näen, kuidas raiete vale planeerimine soodustab tormimurdu ja lõpptulemuseks ongi see, et me peame paratamatult selle metsa ära koristama, sest muidu ta levitab ka üraskite levikut, soodustab ja kõik see. Et miks ei võiks siis sellesse KAH-alasse, ta ei ole väga suur, suhtuda siis niisuguse sanitaar-valikraielise põhimõttega, sest seal näha nende platside ümber on tehtud juba niisugust valikraie põhimõttel raiet. Ja mets uueneb ülihästi ja see noor mets kasvab aeglaselt, see tähendab seda, et ta on ka süsinikku siduv ülimalt hästi, ta on pikaajaline, sest ta ei kasva kiirekasvuliselt lageraie peal. Kui te võtate selle teise järguga metsa maha, siis see noor mets hakkab kiiremalt kasvama, seob küll kiiremini süsinikku, aga pikas plaanis ei ole ta väga jätkusuutlik, sest mida kiiremini puu kasvab, seda lühem on tema eluiga. Härra Sepp, usaldage, austage kohapealsete meeste kogemusi. Olen nendes metsades liikunud aastast 1983 ja näinud see, mida me võime sina öelda. Lage või selleks valikraieks nimetasid, on lõputu sanitar, mida on tehtud tegelikult seal.